Tere, mina olen Kamille, me oleme endiselt Luuka 16. peatükis ja vaatame siit peatükist juba 3. tähendamissõna. Esimene tähendamissõna selles peatükis rääkis kadunud pojast, seejärel rääkis kavalast majapidajast ja seekordne tähendamissõna räägib siis vaesest mehest nimega Laatsarus. Ja mulle tundub, et kõigil nendel 3 tähendamissõnal on väga tihe seos teineteisega ja Jeesus räägib nad tõesti üksteise järel. Kui eelmine tähendamissõna oli räägitud Jeesuse jüngritele, see oli sellest kavalast mehest, siis nüüd see tähendamissõna tuleb taaskord variseridele ehk nendele religioossetele, väärikatele meestele. Ja ma loen ta ette. Oli üks rikas mees, ta riietus purpurisse ja linasesse ning elas päevast päeva lõbusat ja luksuslikku elu. Tema värava juurde toodi tavaliselt üks kerjus nimega Laatsarus. See oli täis haavandeid ja soovis täita kõhtu palukestega, mis rikka mehe laualt pudenesid. Koeradki käisid tema haavandeid lakkumas. Mõne aja pärast kerjus suri ja inglid kandsid ta Abrahami kõrvale. Ka rikas mees suri ja maeti. Surmavallas olles ja seal suurt piina tundes tõstis ta oma silmad üles ning nägi Abrahami kaugel ja Laatsarus tema kõrval. Ta hüüdis: Isa Abraham, halasta mu peale ja saada Laatsarus, et ta kastaks oma sõrmeotsa vette ja jahutaks mu keelt, sest ma piinlen selles tulelõõmas. Aga Abraham ütles: Laps, tuleta meelde, et sina said oma eluajal kõik hea kätte. Laatsarus seevastu halva. Nüüd lohutatakse teda siin, kuid sina pead piinlema. Pealegi on meie ja teie vahel suur kuristik, nii et need, kes tahavad minna siit üle teie juurde, ei saa seda teha. Samuti ei saa keegi sealt tulla üle meie juurde. Siis rikas mees ütles: Sellisel juhul ma palun sind, isa, saada ta mu isa majja, sest mul on 5 venda. Andku ta neile põhjalikku tunnistust, et nemadki ei satuks sellesse piinapaika. Ent Abraham ütles: Neil on Moosese seadus ja prohveti raamatud. Võtku nad kuulda neid. Siis ta ütles: Ei, isa Abraham, vaid kui keegi surnutest läheks nende juurde, siis nad kahetseksid oma patte. Aga Abraham ütles talle: Kui nad ei võta kuulda Moosese seadust ja prohveti raamatuid, siis ei veena neid ka see, kui keegi surnust üles äratataks. Eelmine tähendamissõna, kus oli see kaval majapidaja, seal see majapidaja esitas endale küsimuse, et mis saab minust edasi. Ja mulle tundub, et Jeesus jätkab selle sama teemaga, et mis saab minust edasi. Ja siin eespool, ma loen siit veel ette, ütleb niimoodi. See nüüd on kohe pärast seda eelmist tähendamissõna. Kõike seda kuulsid ka variserid, kes raha armastasid ja nad irvitasid Jeesuse üle. Ta ütles neile: Teie jätate inimestele mulje, et te olete õiged, aga Jumal teab, mis on teie südames. See, mida inimesed tähtsaks peavad, on Jumala silmis jäle. Variserid ehk siis need religioossed tähtsad mehed arvasid, et mis edasi saab, on juba näha praegust, et kui mul läheb hästi, siis on Jumal mind õnnistanud. Ja kui ma olen nagu see vaene kerjus Laatsarus, kellel justkui kõik on väga halvasti, siis Jumal ei õnnista mind, ma olen midagi valesti teinud ja Jumal ei saa ka mind tulevikus õnnistama. Niimoodi nägid nemad seda maailma. Ja ma arvan, et tegelikult see mõtteviis ei ole kellelegi meist päris võõras. Kui meil läheb hästi, siis me tihti kipume, ma tegin ilmselt midagi head, Jumal on minu poolt, Jumal on mind õnnistanud ja kui mul läheb halvasti, siis ma saan appi, et mis ma teinud olen, et ma niimoodi karistada saan. See on meie siukene väga lihtne mõtteviis, kuidas me asju näeme. Siin aga Jumal või Jeesus räägib selle tähendamissõna ja ta taaskord pöörab asju ja meie maailmapilti teistpidi ja ütleb, et
ei, see, mis sa praegu siin näed, ei ole veel kogu tõde. Ära lase ennast sellest petta, mida sa näed. Kui keegi riietub purpuri ja näeb hea välja ja on rikas, see ei tähenda veel seda, et Jumal teda tingimata õnnistaks ja et see, mis teda ees ootab, oleks ainult hea vaimses mõttes. Huvitav on siin veel see, et tavaliselt tähendamissõnades ei ole inimestel nimesid. Siin aga on Laatsarusel nimi Laatsarus. Ja see nimi tähendab, et Jumal on aidanud. Ja kui sa vaatad seda, kuidas see mees elas ja palus palukesi ja isegi koerad käisid teda lakkumas, et seda ei ole kuskilt näha, et Jumal on teda aidanud. Aga see tuleb pärast poole ilmsiks. Selles maailmas, mida praegust näha ei ole. Nüüd samamoodi ma võib-olla ei teeks kiireid järeldusi, kuidas elu pärast surma välja näeb sellest tähendamissõnast lähtuvalt. See on ikkagi tähendamissõna ja see on mingi kujundlik pilt, milles siis juudid tookord aru said ja oma mingid järeldused tegema pidid. Küll aga on huvitav siin see, et Jeesus ütleb, et see, kuidas me täna elame, see, kuidas me praegu elame, see mõjutab meie seda nähtamatut elu. Ja et me peame praegust neid otsuseid tegema, kuhu me tahame välja jõuda või siis, et mis must edasi saab. Ja samamoodi ütleb see rikas mees siin siis, kui tal on seal kehva olla seal teispoolsuses, et mine ja hoiata mu vendasid. Ja siis sellest tähendamissõnas ütleb Abraham, kes oli siis juutide siukene usu isa, et kui neid ei aita piibel, ta ütleb siin, et prohvetid ja ma praegust ei leia küll, aga prohvetid ja ühesõnaga piibel, Moosese raamat ja prohvetid, nii ta ütleb. Et see on piibel, et kui ma siit loen, kas ma lasen ennast sellel mõjutada, kas ma korrigeerin oma elu ja tegevust ja mõttelaadi enne kõike selle järgi, mida ma piiblist loen, või ootan ma mingisuguseid ebamaiseid imesid, surnute ülestõusmist või ma ei tea, mida imelist veel, et see kuidagi paneks mind liikuma õiges suunas. Ja ma arvan, et see küsimus, mille ma siis iga video lõpus niiviisi õhku tahan visata, võikski seekord olla selline, et kas ma lasen ennast Jumalal ja Jeesusel mõjutada läbi piibli, läbi nende tähendamissõnade, mida me oleme koos vaadanud, läbi kõigi nende lugude, või ootan ma mingisugust imelist tõuget, et see paneks mind liikuma Jumala suunas. Aitäh sulle ja kohtume järgmine kord. Kõike head!